pidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Pühapäeval 16. veebruaril pidi Tehvandile antama järjekordse Tartu maratoni start, kuid kahjuks lumeolud ei võimalda Tartu maratoni rada suuskadega tänasel päeval läbida. Näiteks Tartu maratoni raja 31. kilomeeter näeb välja selline. Üsnagi kevadine, linnud laulavad, rohi on väljas ja lund napib. Hoolimata sellest, et Tartu maratoni ei toimunud, tulid siiski paljud suusasõbrad Otepääle kohale, sest tõelised suusahullud ei lase ennast häirida sellest väikesest pisiasjast, et lund napib. Tartu maratoni asemel anti start suusahullude ajaloolisele esimesele suusamaratonile. See toimus klassikalises sõidutehnikas, ülimalt raske profiiliga Tehvandi suusarajal. Tehvandi kunstlumerada on 2,7 kilomeetri pikkune ning see rada tuli läbida 11 korda. Lisaks veel mõnisada meetrit keerutamist staadionil ja kokku oli võistlusdistantsi pikkuseks 30 kilomeetrit. Kui võrrelda Tartu suusamaratoniga, mis on 63 kilomeetrit, siis oli suusahullude maratoni näol tegemist loomulikult vaid poolmaratoniga. Kuid raja üliraske profiil, sula ilm ning eriti kehv suuskade libisemine tegi sõidu topelt raskeks. Enam-vähem sama raskusastmega rada läbiti siis, kui Otepääl toimusid veel murnusuusatamise maailmakarika etapid. 11 korda tuli võtta staadioni tõusu ning samuti tuli 11 korda võtta tõusu, mis algas tordikarbi juurest ja lõppes hobuseraua tõusu lähedal. Nime oli kirja pannud suusahullude maratonile üle 200 osaleja. Finišisse jõudis neist aga 141 suusatajat. Suusahullude hulgast leiab muidugi igasuguseid lõbusaid tegelasi. Näiteks see härra oli rajal Sotši taliolümpiamängudest inspireerituna eriti lühikeses suusavormis. Ega külm ei olnud? Ei üldse ei olnud. Pigem palav. Miks sellise riietusega täna siis? No Sotši kaevati, et kui aeg on palav, siis ma võtsin õppust. Ja siis täitsa tasub ära. Muidugi oleks võinud veel väikest olla, siis saaks nagu päevitada ka, aga seda ei olnud kahjuks. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal õhtul. Kõige kauem oli rajal Michelle Hofer, kelle lõpuajaks oli 4 tundi ja 3 minutit. Tema jaoks oli tegemist korraliku maratonipäevaga. Osalejaid oli suusahullude maratonil nii Austriast, Norrast, Soomest, Rootsist, Venemaalt kui ka paljudest teistest riikidest. Sisuliselt oli tegu geniaalse rahvusvahelise ettevõtmisega, sest paljud olid ju omale ööbimise ja lennupiletid ja kõik muud asjad Tartu maratonipäevaks pikalt ette ära broneerinud ning nüüd saidki osaleda suurepärasel alternatiivsel suusasõidul. No meil on niimoodi tegelikult, et viimane maraton ei toimunud 2008, et siis käisid meie inimesed jalgsi, matkasid siit Otepäält Elvasse. Aga kuna mina mõtlesin, et see aastat jäi ära, et no loomulikult meil mingi matk või mingi võistlus tuleb, aga tõesti ma ei tahtnud nagu jala seda asja siin ette võtta, kuna nagu lumi on siin maas. Ja täitsa eksprompt oli mõte, et no aga teeme siin mingi võistluse. Just endine Eesti suusakoondislane Vahur Teppan oligi see, kes väärib heas mõttes tiitlit suusahull, sest ta läbis kogu distantsi uisutehnika suuskadel ning paaris tõugetega. Numbri all 35 sõitis Allar Soo Tartu suusaklubist, kes läbis distantsi klassikasuuskadel. Tema oli kogu distantsi esikohal, võttis tõuse vahelduvtõukelise stiiliga ning temast hoidis nagu hammastega kinni Teppan, kes pakkus tõsist konkurentsi. Vahur Teppan jäi küll ränkrasketel tõusudel Allar Soost maha, kuid libises laskumistega taas järele. Nii käis selline kassihiire mäng suurema osa rajast.
sest Teppan suutis paaristõugetega vastu pidada lausa 8 ringi. Siis hakkas aga Allar Soo vahet tasapisi kasvatama ning viimased 3 ringi Soo ja Teppani vahe ainult suurenes. Finišis oli Soo võitjana ajaga 1 tund 31 minutit ja 44 sekundit. Kuule, rada oli tegelikult väga hea kvaliteediga, et siin oli näha, et oli kergelt rajavõhi läks jäässe ära. See oli täpselt kliistri usk võetud, puhta kliistriga sõidetud, et kogu aeg pidas lõpuni. Ei olnud probleem, lipead oli kogu aeg hea, aina paremaks läks, täna läks rohkem jäässe ja huvitav sõit. Järjest hakkas jääma maha, et siin tal kusagil 5. ringil üks tuli väike vahe sisse ja ta hakkas jääma, aga siin on raske ka selle ringi peal, siin 5 ringi võib-olla jõuab paaris läbi lükata ja edasi juba läheb raskeks ära. Siin tõusud on korralikud, sellised teravad ja Vahur Teppan jõudis finišisse Allar Soost pisut rohkem kui 1,5 minutit hiljem, ajaga 1 tund 33 minutit ja 19 sekundit. Jäi seasta, ma pisut olen ikka trenni teinud, mitte küll väga palju, aga natuke olen ikka suuskade peal liikunud, et ma ei osanud arvata, kui raskeks läks, aga lõpp läks 20 kilomeetrit jaksasid, aga viimane lõpp läks väga-väga raskeks, et need ikkagi tõusud ikka söövad selle jõu ära siin, et aga tahan minna Vaasa Lopetit sõitma ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et parem võtan selle sõidu tugeva treeninguna ja saab ülakeha hea koormus, et proovin, kuidas on. Meeste arvestuse 3. koht läks Venemaa sportlasele Sergei Tšernile, kes kaotas võitjale 5 minutit. 4. koha sai Taavi Kaiv ja 5. koha mittetulundusühingusse Suusahullud kuuluv Andres Juursalu. Parim Norra suusataja Kjetil Engelstad jäeti 6. It's very hard and tough. Very tough. But it's very fun. It's good. It's going to be a race today. So you're coming from Norway and Naiste sõidu esikoha sai endine tipplaskesuusataja, nüüd amatöörina trenni tegev Eveli Saue, kes läbis 30 kilomeetrit ajaga 1 tund 53 minutit ja 29 sekundit. Et me olime veel kell 9.40 Elvas ja siis oli see, et lähme või lähe ja suusad kõik määrimata. Et selles mõttes oli üsna äkiline tulek, aga lõppkokkuvõttes oli tore tegelikult. No ilma kohta ei olnud väga viga ja alguses oli nagu päris hea, aga eks see kõik see mass, kes 11 korda selle ringi läbi käib, teeb ikka raja pehmemaks ja läks soemaks, aga ei, sai sõita küll, et arvestades olusid oli hea. Et jah, et see on natukene teistsugune, kui on profiilid kui Tartu maraton, aga eks tuleb oodata nagu jõudu jagada, et eks palju sõltus ka, kuidas suusk oli, et kas pidas või ei pidanud. Naiste arvestuses sai 2. koha Suusahullude suusatreener Rahel Allas, kes sai aja alla 2 tunni. Kiidusõnu korraldajate aadressil jagus kõikide osalejate poolt. Ei, Defandi on ikka Defandi, et ega siin nalja ei ole, et kunagi suusakoolis käidud, siis sai seda nühitud, aga ega vanast rasvast midagi järgi pole, et ikka 11 ringi siin ikka annab ikka nühkida. No eks ta on raske, aga kuna ilm on ka niisugune keeruline, et ega siis ka mina tegelikult esimesed 6 ringi sõna otseses mõttes need raske tõusud lihtsalt astusin, sest ma teadsin, et on raske ja mul ei olnud mõtet seal nagu rabelema hakata, lihtsalt kui raske rahulikult astud tipa-tapa ja läheb siledaks jälle saad sõita, et täna on ikkagi niisugune suusapidu, et saab nagu lihtsalt väljas ja rahvaga koos suusatada, see on nagu põhiline. Hea selline alternatiiv Tartu maratonile. Kindlasti, et ma arvan, et väga paljud rahvusvahelised külalised on ka rahul, et nad on pika tee ette võtnud ja vähemalt midagigi said teha, et tublid, et suusahullud niisuguse asja nii äkki ja nii ruttu ette võtsid, et suur aplaus neile. Suusabaasis on tantsupidu, see toimub siin igal õhtul. Noorte kehade vallatust ruum on täis ja villaste sokkide lõhna. Turgas mustendab kaaneka klaver, seda lokkides lont kõrviinab. Kana klaver teeb neele nii haledaks, et võtaks või peatäie. Kolm alles või? Pärast tuleb õhtuni siis ju? Vana klaver, kas metsade muusika sa veel suudaksid tunnetada? Vaataid tagasi talve hommikul, küllap mäletad vana poiss nii. Hästi tasa, sest kõik alles magasid, sinul mängiti killuke kriigi.
nagu teeskled, et hambad ristis, vastu tahtust ja tõdedeta. Sa klimberdad šeikehed püstideks, ära loodagi sõber mind petta. Südaööni sa kibestunud ilmel, uut põlvkonda hullutab hüüti, aga hommikul neljaldel mängijaid ikka jälgid sa ka. Kes teab, võib-olla pandi selle ajaloolise suusahullude esimese suusamaratoniga alus ühele järjekordsele suurele suusapidude traditsioonile. Ja mina ütlen, kui sa jääd igal pool ideaalset olukorda ja kõik ootama, siis sa jäädki koju diivani peal istuma, et on, mis seal on väljas, turgu või bussnuge, et ma ei tea, meeleolu on hea, pane õiged riided selga ja mine välja, tee sporti ja tõmba veri käima ja suusahallude sõnum alati see ei olnud, et lisame treeningutele värvi ja seltsis on lõbusam.